Eelmisel nädalal jooksis EKRE ajupesuveski kokku. Nimelt võttis Riigikogu vastu kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse, mille seletuskirjas mainiti Rail Balticut lausa 60 korral. Ainsana hääletasid selle seaduse vastu terve Vabaerakond ja Igor Gräzin. EKRE hääletas selle seaduse poolt, mis vallandas EKRE liikmete seas meeletu paanika. EKRE aseesimees süüdistab nüüd Vabaerakonda paanika tekitamises nende erakonnas ja laimamises. Nii et mina näen siin küll selgelt taga eelkõige Vabaerakonna poolt õhutatud laimu ja paanikat ja ma kutsuksin inimesi ikkagi üles mitte minema endast välja siin libauudiste peale. Vabaerakonnal küll paanikaks põhjust pole, sest Vabaerakond hääletas seaduse vastu. Seal, kus jäädi valega vahele, tuleb appi uus vale ja käiku lastakse veelgi kangem ajupesuprogramm. Ja nüüd tuleb üks hääletus ühe seaduse osas, mis ei puuduta Rail Balticut üldse. Ja selle peale inimesed lähevad ähmi täis, et mis nüüd toimub. Mis ei puuduta Rail Balticut üldse. Mis ei puuduta Rail Balticut üldse. Mis ei puuduta Rail Balticut üldse. Kuigi Helmed kuulutavad, et teiste pead kõmisevad, siis tekib küsimus, härra Helme, mis toimub teie enda kaabu all? Ja loomulikult saab seda seadust kasutada ka ilmselt Rail Balticu alla jäävate maade puhul. Aga härra Helme, te ju hetk tagasi just ütlesite, et see seadus ei puutu üldse Rail Balticasse. Mis ei puuduta Rail Balticut üldse. Mis ei puuduta Rail Balticut üldse. Tuleb tõdeda, et kuni tänaseni Vabaerakond isegi ei kommenteerinud EKRE hääletamist. Kas tõesti on süüdi Vabaerakond või tõsiasi, et EKRE juhid ise hämavad? Kuid nüüd tuletame küll meelde, et EKRE Euroopa Liidu parlamendi valimisprogramm toetab Rail Balticu rajamist. Mis ei puuduta Rail Balticut üldse ja loomulikult saab seda seadust kasutada ka ilmselt Rail Balticu alla jäävate maade puhul. Mis ei puuduta Rail Balticut üldse. Mis ei puuduta Rail Balticut üldse.